Meiega siitavaade. Praegu on veel natukene, minu kotid on laiali pakkimata, kõike korraga ei jõua. Nii et see on ainult sulle niiviisi. Siin. Õnneks on hästi lai ase. Tekikotid olid meil endal võetud kaasa, sellised vanemad. Siin teen akna lahti. Praegu ei saa aknaidagi lahti hoida, nii kuum on. Viinamarja puu on siin akna all. Kuuma tuleb tohutult sisse. Väljas on mingi 35. Pahur tuli tuppa. Ja siin siis on selline hästi hea jahe, on kiviseinad õhkuvad jahedad. Siin on mul ka veel pakkimata lahti asjad, et kohe varsti saab kõik pakitud. Ja siin siis täpselt ongi tal üks vagu vaba ja täna tuleb mingi töömees lausa kastma, et siin on selline komme, et 9 päeva tagant kastetakse aeda. See on lumesulamisvesi, mägede lumesulamisvesi on kuskil reservuaaris ja sealt lastakse siis lahti ja muidu oleks täielikult kõrbeks ära murud. Et see on siin väike kööginurk. Hommikul korjasin sidruneid ja teen siis pressiga ja minu kokkuhoidlikkus on ju see, et need nii ökoloogilised puhtad sidrunid lähevad veel tükkidena, kooredki lähevad vee sisse ja selline gaasipliit on. Ja siin on all siis ämbrid, kõik peab sorteerima loomulikult, komposti lähevad toidujäätmed. Ja siit on siis aiavaade. Oi, täitsa head tuult tuleb sisse. Niiviisi. Ja siis külmkapp väikene, see on gaasi pealt. Ja päikesepatareide pealt on elekter. Niiviisi. Tuuletini saab panna, aga see vuhiseb, müriseb, mina ei taha. Selline on siis tuavaade. Ja nüüd lähme õue. Uksed on hästi armsad juba, et saab niiviisi teha lahti ja kinni panna. Einikale teen videot. Ja siin on meie Suso, Kiisukene. Armas Kiiso. Ja nüüd on juba meie, sest täna sõitiski perenaine ära. Tema on iirlanna, Iirimaale sõitis. Et see on siis meil siin akna taga. Ja meie ülesanne ongi siis kõiki neid asju kasta. Kõik täpsed instruktaažid, mis tahab ikka täiesti palju vett. Ja selline on siis vaade. Täna me ei saanud siin hommikust süüa, sellepärast et mingi naabergrundi inimene tulnud üle hulka aja ja läristas selle trimmeriga. Ja siis perenaine andis oma maitsetaimed meile. Siin on teisi maitsetaimesid ka. Ja selline on siis vaade. Ja ta on lille ja taimearmastaja. Me oleme siin koeraga jalutades käinud ja näinud teiste kruntide. No ei ole seal, ei ole ühtegi taime. Oota, kas ma seda näitasin või? Näe, siin on siuksed. Kas ma seda näitasin, et... Oota, vist rääkisin, jah? Jah, et saan ka oma asjad mulda panna. Et ega tal seal eriti midagi ei ole, ta alles ka katab seda murukamarat ja teeb endale aiamad. Et mul kohe, nii kui ma teada sain, et me siia tulime, nii kohe seemned mulda. Läksin seemneid ostma Liidelisse. Ja siin on siis meie tantekene, kellega me teeme 2 korda päevas hommikul ja õhtul pikad ringid tunniajased. Noor koer ja tahab möllata ja jalutada. On ju, tante? Ja hüppida tahab ka, aga hüppida ei tohi. Jaa, hüppida ei tohi. Ja siis need iidvanad, need tohutu kihvtid oliivipuud ja oliiviõli on meil tasuta, ökoloogiliselt puhas selle aiakraamist. Ja
veel kannavad ka sidruni ja apelsinipuid, viimaseid vilju. Nende viljade aeg on siis novembrist maikuuni, aga noh, praegu on juuni lõpp ja saame ka ja siis pigistan või teengi pressingi meie joogivee sisse, et neid tuleb nüüd kasutada nii palju kui saab ja vanad alt ära korjata, komposti viia meie töö. Ja näiteks see taim siin, see on see, noh, aita öelda. Ei saa öelda, see tahab tohutut uputamist ja vett. Ja 2 korda päevas ja perenaise maja on seal üleval. On üleval pool, aga talv pidi olema nii, et peale 2 päeval ei saa üldse ollagi, sest nii kuum on. Aga siin see oli, kui ta ostis 8 aastat tagasi, siis see oli ainukene maja, mis krundil oli. Muidugi kindlasti see oli väga halvas seisus. All on kompostikäimla, kus tuleb hakkan neid korjama. Tahad korjata või? Käru ütles, et võta käru. Kärud on need seal. Ja siis, aga ma mõtlen, et sinna näed, see on hea. See on hea, näed see tünni käru sisse. Ja nii, perenaise maja on seal, üleval. Seal balkonil on meil ka lubatud olla. Nii. Ja ettekujutus, kelle kodu ja kelle istutatud need oliivipuud on. Ja siin on siis dušš ja pissikäimla. Pissikäimla on nii lahe lahendus on see, et see on ühele poole bidee. Veepuudust ei ole, et saad ennast juba pesta ka. Ja jämeda asja käimla on seal kaugemal ja absoluutselt ei haise. Saepuru käib peale ja dušš. Soe vesi käib ka gaasipoileriga. Ja siin all on pesumasin täitsa olemas. Siin on pesumasin all. Noh, kuivatamisest pole mõtet rääkidagi, et jah, et see muru siin roheline ei oleks, kui ei kastetaks 9 päeva tagant. Näed, vahur läks tööd tegema. Jaa, et autoga toodi meid ära alt mere ääres, kus me paar päeva. Ja Tante. Ja täna läks perenaine, siis sõitis ära, tal on Iirimaal on 90-aastane isa ja 87-aastane ema. Nemad käisid ka kunagi siin 2 korda aastas, aga nüüd enam mitte. Siis ema loodab muidugi, et tütar tuleb Iirimaale tagasi. Ja tütar on, minust on nõksu noorem. No ta vist 60 ei ole, me niiviisi ei täpsusta. Ja siis tuli ka kunagi, ta oli autistlike ja vaimupuudega laste õpetaja ja jooksis nii kinni. Ja siis tuligi ka, siis oli vist teine nimi kunagi, mitte Võeke vaid mingi muu. Ja tuli ka Hispaaniasse siia niiviisi tööle. Eks ta sealt korjaski need tohutu head ideed ka enda kodu rajamiseks. Ja ei olnud julgust. Näed, kastmine. Üleval on teine veevärk. Ja siis müüs oma maja Iirimaal maha ja ostis siia siis selle kodukese. Ja nüüd on, ma ei tea, kas 3, 4 või 5 korda kallim ja ei ole saadagi. Ja see on kõik tema siis ehitatud siin ja loodud 8 aasta jooksul. Et apelsiine me saame veel ja et seal on arvatavasti, näed, seal kunagi ta elas selles juurtas seal ja mingi maja on veel, et arvatavasti need siin on üürilised ja maksavad natukene, sest ta ütles, et ega tema pension ka suur ei ole, sellepärast, et ta ju ei töötanud vanaduseni. Vot, no vaata kui äge.